Armsad sõbrad, ilmumisaeg, milles me praegu viibime, on selline aeg kiriku aastas, mis kutsub meid eriliselt mõtlema sellele, et Jumala arm, tema päästev ja õndsaks tegev arm on Jeesuses Kristuses ilmunud kõigile inimestele. Ja see, et see on ilmunud kõigile inimestele, tähendab, et kõik need, kes on sellest imelisest sõnumist ja armust osa saanud, on kutsutud seda edasi jagama. Täna on ilmumisaja 3. pühapäev ja meie tänaseks pühakirja tekstiks on üks huvitav lõik Uuest Testamendist kirjast heebrealastele 11. peatükist, mis on tervenisti pühendatud neile, keda me võime õigusega nimetada mitte ainult usu eeskujudeks, vaid ka usu kangelasteks. Ja meiegi oleme kutsutud nende hulka. Jah, meie kõik peaksime olema usu eeskujud ja usu kangelased. Nii vähe kangelastena, kui me ennast tihtipeale tunneme. See pühakirja lõik, mis on meile epistlina antud, see ei ole mitte terve Heebrea kirja 11. peatükk. Tegelikult ma soovitan teil lugeda tervet seda peatükki, aga meie kuuleme esimest 10 salmi sellest Heebrea kirja 11. peatükist ja need kõlavad nõnda. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Selle kohta on ju esivanemad saanud tunnistuse. Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Usus tõi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain, mille tõttu ta sai tunnistuse, et tema on õige, kuna Jumal andis tema andide kohta tunnistuse. Ja usu kaudu räägib ta veel surnunagi. Usus võeti ära Eenok, et ta ei näeks surma ja teda ei leitud enam, sest Jumal oli ta ära võtnud. Aga juba enne, kui ta ära võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Usu läbi sai Noa hoiatuse selle kohta, mida veel ei olnud näha, ja ta ehitas Jumala kartuses laeva oma pere päästmiseks. Ja selle kaudu ta mõistis süüdi maailma ja sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust. Usus oli Abraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks. Ja ta läks välja, teadmata, kuhu ta läheb. Usus ta asus elama tõotatud maale, otse kui võõrsile, elades telkides koos Iisaki ja Jaakobiga, kes olid selle sama tõotuse kaaspärijad. Sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meister ja ehitaja on Jumal. See kiri heebrealastele kõneleb üleüldse väga palju usust, eriti selles 11. peatükis. Kokku, kui mul on õigesti meeles, nimetatakse Heebrea kirjas usku 32 korda, no kindlasti üle 30 korra, võib-olla ka rohkem kui 32. Aga kui me loeme Heebrea kirjast usu kohta, siis me näeme, et see ei ole mitte mingisugune teoreetiline tõekspidamine, mingite usuliste teadmiste või usulausete kogum, vaid see on midagi väga praktilist ja elulist ja ka eluks hädavajalikku. See on eeskätt usaldus. Usaldus Jumala suhtes
ja muidugi ka usaldus Jumala sõna, tema tõotuste suhtes ning sellele usaldusele rajanev kindel veendumus selles, mida Jumal on tõotanud. Selles, et see, mida Jumal on tõotanud, on tõsi ja et ta täidab oma tõotused. Niisiis, usk ei ole mingisugune teoreetiline arutelu mingite nähtamatute või teadmatute asjade üle. Jah, seegi kuulub teatavas mõttes usu juurde, aga siin on usk eeskätt oma usalduse panemine Jumala peale ka siis, kui me ei tea. Just nii, nagu meile öeldi Abrahami kohta. Usus läks ta välja, teadmata, kuhu ta läheb. Me võiksime tegelikult kreeka keeles tõlkida ka veidi jõulisemalt, omamata õrna aimugi sellest, kuhu ta läheb ja mis teda ees ootab. Usk, millest Hebra kiri meile kõneleb ja millest ta julgustab meid kinni hoidma, on õigupoolest kinni hoidmine Jumalast, Jumalast endast. Sest kui me temast lahti laseme, siis me ei kaota mitte ainult Jumalat, oma sidet temaga, vaid siis me kaotame kõik, sest Jumal on kõik. See ei tähenda muide mitte seda, et kõik on Jumal, et iga kivi või puu oleks Jumal, aga see tähendab seda, et Jumal on kõige looja, Jumal on kõige hoidja ja kui me Jumalast lahti laseme või Jumalale selja pöörame, siis me kaotame kõik. Eeskätt muidugi Jumala enda, kes on elu ja armastuse, tõe ja headuse täius ja kelle kaotamine on mõõtmatult suurem tragöödia kui ükskõik mille muu kaotamine. Niisiis, ma ütleksin, et kõige lihtsam usu definitsioon minu jaoks on see, et usk on kinni hoidmine Jumalast lapseliku usaldusega, samamoodi nagu laps hoiab kinni oma isa või oma ema käest või hoiab kahe käega kõvasti tema kaela ümbert kinni. Just nii me peaksime endale ette kujutama ka seda, mida tähendab usk piibellikus, eeskätt Hebra kirja mõttes. See on Jumalast kinni hoidmine. Ja kui me hoiame Jumalast kinni, just siis me oleme samasugused, nagu olid need vanade aegade usukangelased, kellest me juba kuulsime ja kellest selles Hebra kirja 11. peatükis on veel väga palju juttu, kelle kohta öeldakse kokkuvõtvalt, et nad usu läbi vallutasid kuningriike, mõistsid kohut, said kätte tõotusi, sulgesid lõvide suud, kustutasid tuleväe, pääsesid pakku mõõgatera eest, said nõtrusest tugevaks ja vägevaks sõjas, tõrjusid tagasi võõraste vaenuleere. See on see, mis sünnib siis, kui me usus Jumalast kõvasti kinni hoiame. Usk ongi Jumala imeline kingitus. See ei ole mitte meie tegu, see ei ole mingisugune enesesisendus, vaid see on Jumala kingitus, mille läbi need, kes sellest kinni hoiavad, taas Hebra kirja järgmist 12. peatükki tsiteerides, saavad kuningriigi, mis ei kõigu. Kui me hoiame kinni usust, kui me hoiame kinni Jumalast, siis on meie päralt tema igavene kuningriik, mis ei kõigu ega hävi. Kui me temast lahti laseme, siis me kaotame kõik. Kui me temast kinni hoiame, siis me oleme juba kõik võitnud. Tänane epistel seab meie silme ette ühe osa nendest usu kangelastest või usu eeskujudest, kellest siin selles peatükis juttu on. Ja nimelt Aabeli, Eenoki, Noa ja Abrahami.
nende kõikide puhul on täiesti selge, et nende usk oli just seda, mida ma ütlesin. See oli eeskätt usaldus Jumala suhtes, keda nad otsisid, kelle kätte nad ennast usaldasid, kellega koos nad käisid hoolimata sellest, mis neile osaks sai, kellest nad kõvasti kinni hoidsid, ei lasknud lahti, vaid jäid tema juurde ja sellega tõepoolest võitsid kõik. Näidetena tuuakse meile Aabeli ohver, mis oli parem kui Kaini oma, aga mitte sellepärast, et Jumal oleks eelistanud tema ohvri ande Kaini omadele, vaid meile öeldakse, et Aabel oli õige, tema vend Kain aga oli oma südames kuri. See tähendab, Jumal võttis vastu mitte niivõrd Aabeli ohvri, kui ta võttis vastu Aabeli enda, kes tuli siira lapseliku meelega tema ette. Siis nimetati meile Eenokit, kelle kohta Juuda kirjas Uues Testamendis öeldakse, et ta oli 7. Aadamast. See tähendab 1 Aadama järeltulijaid, aga alles 7. põlv. Ja temast räägitakse meile 1. Moosese raamatus, et tema kõndis koos Jumalaga lausa 300 aastat ja siis võttis Jumal ta ära. No mida muud kõndimine koos Jumalaga tähendab, kui enda täielikku ja tingimusetut usaldamist tema kätte. Siis räägitakse meile Noast, kes oli 500 aastat vana, kui ta sai sõnumi, et ta peab ehitama laeva, kuna maa peale tuleb suur veeuputus. Kui ta seda laeva ei ehita, siis ta hukkub koos teistega. Kui ta seda teeb, siis ta pääseb, tema ja ta pere. Ta võttis selle suure töö ette, ta ehitas, ta ootas, ta ei teadnud, millal see päev tuleb. See päev tuli 100 aastat hiljem. Noa elas usalduses Jumala ja tema sõna vastu. Hoolimata kõigest sellest, mida teised võisid temast ja tema ettevõtmisest arvata. Ja kuna ta usaldas Jumalat ja tema sõna, siis ta ei hukkunud, siis ta pääses. See ei ole tema teene, vaid see on sellest päästest osa saamine, mida Jumal pakub absoluutselt kõigile, nii nagu ma ütlesin seda tänast mõtisklust alustades. Jeesuses Kristuses on Jumala päästev, õndsaks tegev arm ilmunud kõikidele inimestele. Miks mitte sellest kinni haarata, kui keegi teist ei ole seda veel teinud? Võtke Jumala käest kinni, pange lapse kombel käed talle vaimus kõvasti ümber kaela ja öelge, Isa, ma tänan sind, ma palun hoia ja kaitse mind, aita, et ma sinust mitte kunagi lahti ei laseks, sest siis ma ei kuku, siis ma ei lange, siis ma ei hukku, siis ma olen hoitud ja päästetud, siis on mul kõik. Ning 4. räägiti meile Abrahamist, kes oli juba vana mees, 3/4 sajandit vana, kui Jumal kutsus ta minema välja tema omalt maalt, tema perekonna keskelt, selleks, et minna kuhugi. Maale, mille Jumal talle näitab. Ja ta läks. Ta ei teadnud, kuhu ta läheb, ta ei teadnud, mis teda ees ootab, aga ta läks, sest tema jaoks oli kõige tähtsam hoida kinni oma Jumalast. Ükskõik, kuhu ta ka satub, ükskõik, mis tema ümber toimub, mis talle osaks saab, ta teadis, et kui ta hoiab kinni Jumalast, siis on tal olemas kõik. Me teame, et nende meeste enamuse nendest saatus ei olnud sugugi mitte lihtne ega kerge. Kõige kergem sellel samal Eenokil, kes lihtsalt võeti üles. Aga Aabel, tema suri omaenda venna käe läbi. Noa pidi ilmselt paljude inimeste pilkeid taluma, kui ta seda laeva ehitas, laeva, mis viimaks küll päästis tema ja ta pere hukkumisest, aga mille ehitamise ajal ju keegi ei teadnud, millal see hetk ükskord kätte jõuab ja kas see üldse kätte jõuab. Keegi peale Noa enda, kes usaldas Jumalat. Ning Abraham, nagu öeldud, jättis juba päris vana mehena Jumala kutsel maha oma kodumaa,
oma omaksed ning asus elama võõrsile. Jah, ta elas küll tõotatud maal, aga ta ei teadnud veel, et see on see maa. Ta elas seal otse kui võõras, ta jäi elu lõpuni otse kui hulkuriks, kelle jaoks ei olnud siin maailmas kindlat eluaset, vaid üksnes ränduri telk. Kes meist oleks valmis sellises kõrgemas pensionieas midagi niisugust ette võtma? Oma kodust, olgu see milline tahes, välja kolima, rändama ei tea kuhu ja elama telgis. Ma kardan, et see ei ole üldsegi mitte lihtne ja ma arvan, et nii mõnigi meist, kui ta saaks sellise kutse vaimus Jumalalt, kahtleks ja kõhkleks üsnagi tõsiselt. Aga Abraham oli, nagu pühakiri ütleb, õige usust, sellepärast, et ta usaldas ennast Jumala kätte. Võttis vastu kõik selle, mida Jumal talle andis ja osaks laskis saada ja sellega päris Jumala õnnistuse täiuse. Kõik need mehed ja need paljud teisedki, kellest siin selles Hebra kirja 11. peatükis juttu on ja loendamatud pühad mehed ja naised läbi aegade. Nad tegid seda, mida nad tegid sellepärast, et nad usaldasid tingimusetult Jumalat. Ning nad pärisid selle õnnistuse, mille Jumal oli neile tõotanud. Sellega on nad meile tohutuks julgustuseks ja kinnituseks. Ka nendes olukordades, kus meie ei tea, mis ikkagi täpselt sünnib ja meid ees ootab, kui me usaldame ennast Jumala kätte. Ütleme, issand, mina ei tea, aga sina tead, võta ja juhi mind. Me võime teada, et me pärime tema õnnistuse ja tema tõotused. Nad ei näinud, aga nad uskusid. Ja nad tegid õigesti, sest selles Jumala maailmas on juba nii, et see, mis on nähtamatu, on tihtipeale märksa kindlam ja reaalsem kui see, mis on nähtav ja käega katsutav. Nii nagu siinsamas meie epistlis öeldakse, mitte nähtavatest asjadest ei ole sündinud see, mida me näeme, vaid kõik, kogu maailm, terve see hoomamatu, ma ütleksin maailmatu suur universum on valmistatud millegi nii-öelda nähtamatu läbi. See on valmistatud Jumala tahte ja tema loova sõna läbi. Midagi kindlamat ei ole kui Jumal ja tema sõna. Ja see tähendab, et meie jaoks ei ole midagi kindlamat, midagi realistlikumat, praktilisemat, elulisemat, ma ütleksin isegi pragmaatilisemat, kui usaldada Jumalat ja tema sõna. Aga selles Hebra kirja 11. peatükis, eriti siin lõpupoole, öeldakse meile midagi, võiksime öelda, veelgi julgustavamat ja suuremat. Nimelt, et kuigi need suured usumehed kogesid Jumala ligiolu ja tema tõotuste täitumist, ei saanud nad siiski veel kätte Jumala tõotuste täiust. Sest Jumal on tõotanud, ta on lubanud ja ta on valmistanud midagi palju enamat, kirjeldamatult enamat, suuremat ja imelisemat kui see, mida nemad nägid ja mille nemad kätte said. Nõnda on nad meile mitte ainult usu eeskujud, vaid nad on ka ettetähenduseks või eelkujutiseks sellest, mis on tõeliselt teostunud ja täitunud alles hiljem. Ja nimelt Jeesuses Kristuses, Jumala ainusündinud inimeseks saanud pojas. Nii Aabel oma süütu surmaga, kui Eenok sellega, et ta käis koos Jumalaga ja võeti taevasse, nii Noa, kes laeva ehitades ja sellesse laeva minnes päästis enda ja oma pere hukkumisest, kui Abraham, kelle õnnistusest saavad osa mitte ainult tema lapsed liha poolest, vaid loendamatud sugupõlved, nad kõik on ühel või teisel viisil
Kristuse enda eelkujud. Kristus suri süütuna patuste inimeste käe läbi. Nii nagu Aabel suri süütuna, nii suri Kristus süütuna patuste inimeste käe läbi ja patuste inimeste meie kõikide eest ning tõusis surnuist üles ja läks taevasse. Meile öeldi, et Aabel kõneleb surnunagi, aga Kristus on surnuist üles tõusnud. Kristus on see, kes päästab need, kes otse kui veeuputusest läbi läinuna saavad püha ristimise sakramendis osa jumalikust päästest ja uuesti sünni väest, sest seeläbi on nad võetud vastu ka sellesse uude noa laeva, mida nimetatakse kirikuks. Kiriku sümboliks on ju noa laev, mis veeuputuse keskel päästab need, kes on temasse kutsutud ja vastu võetud. Ja muidugi on Kristus, nii nagu apostel Paulus seda meile kinnitab, see tõotatud Abrahami seeme, kelles saavad Abrahamile tõotatud igavesest õnnistusest osa kõik need, kes usuvad Kristusesse kui oma issandasse ja päästjasse ning ta vastu võtavad. Tema on see Abrahami seeme, temas oleme me kõik saanud Abrahami lasteks usu poolest, temas oleme me kõik Abrahamile antud õnnistuse osalised. Esiisad, hoolimata sellest, et nad usaldasid ennast Jumala kätte ja jäid talle ustavaks, hoidsid temast kõvasti kinni, ei saanud Jumala tõotuste täiust veel kätte. Kiri heebrealastele ütleb, miks see nii on, sest Jumal on midagi paremat näinud ette meile, nii et nemad ilma meieta ei saaks täiuslikuks. Meile eeltähenduseks, hoiatuseks, aga ka julgustuseks meile on kõik need lood sündinud. Selleks, et me teaksime, et Jumal hoolib meist, et Jumal armastab meid, et ta on teinud kõik meie päästmiseks. Ta kingib meile oma õnnistuse ja oma tõotuste täiuse oma pojas, keda Hebra kiri nimetab meie usu alustajaks ja täidesaatjaks. Kui me ainult hoiame temast kinni, kui me temast lahti ei lase, kui me jääme talle ustavaks, nii nagu tema on ustav, kui meil on see usk, mis seisneb eeskätt selles, et me paneme kogu oma usalduse tingimusetult tema peale, kes meid armastab, kes on meid loonud, kes on meid lunastanud ja kes tahab meile kinkida igavese, jääva, püsiva kuningriigi.